Nüüd me oleme sellises kohas, kus seda hip-hop kultuuri levitati läbi raadio. Siin minu selja taga olemas majas oli Pärnu raadio, kus siis meie juhtivad Rabamobi DJ-d Mambo Seip, Bad J, hiljem ka Triga ja B Julm käisid siin saateid tegemas. Ja saate nimi oli Must esmaspäev. Ja ma võin julgelt öelda, see oli Pärnu raadio üks populaarsemaid ja oodatumaid saateid, mis toimus esmaspäevasel päeval. Sellepärast, et DJ-d Mambo Seip ja Bad J mängisid uut muusikat, mida inimestel oli tollel hetkel väga raske kätte saada, siis raadio oli ka ainukene sidekanal, kus siis käis informatsioon, millist muusikat mängitakse, mis bändid on välja tulnud ja loomulikult läbi selle promoti ka erinevaid üritusi, mis siis tehti igast loosimise mänge ja nii edasi. Et selline esimene tõsiselt võetav hip-hop saade toimus siis Pärnu raadios siin 90. aastate keskel, kus siis informatsioon ja teadmine hip-hop muusika alternatiivmuusika kohta tuli siis läbi nende kahe mehe Musta esmaspäeva saate. Ja see hoidis väga tugevalt Pärnu hip-hop skeenet nagu üleval. Nii et nüüd te teate, et meil oli oma raadiosaade olemas Rabamobil. Aga me lähme siit järgmisse kohta ja kõige suuremasse peo kohta, mis üldse Eesti Vabariigis oli tollel hetkel.